Tere! Minu nimi on Allar Padari, olen Eesti Maaülikoolist ja tutvustan teile bioatlast. Bioatlas koostati Interregi projekti Baltic for Bio raames. Ja bioatlases on enamasti energiapuidu saadavus toodud erinevatel riikidel, aga Eesti puhul on ka palkide ja paberipuidu ressursid toodud. Sama on ka Rootsi puhul. Rootsis ei ole ainult puuliikide kaupa seda. Ja bioatlas avaneb siis siin esilehel toodud aadressil forestenergyatlas.luke.fi. Ja kui me atlase avame, siis esmalt avatakse taustakaart ja ta on inglisekeelne. Esimene asi, kui siia siseneme, muudame keele ära, valime eesti keele. Sellega muudetakse kõik menüüd eestikeelseks. Ja nüüd teeme väikse lähteülesande. Oletame, et soovime siia Luunja kanti ehitada puidu rafineerimistehast ja soovime teada, kui palju siin on saadaval paberipuitu 100 kilomeetri raadiuses. Nüüd enne, kui me need paberipuidu kihid sisse lülitame, paneme luunja peale markeri. Markeri panek on vajalik selle jaoks, et me leiaksime luunja üles ka pärast seda, kui paberipuidu kihid sisse lülitame. Markeri jaoks valime siin nupu ja klõpsame sinna kohta, kus me arvame, et võiks see vabrik tulla. Nüüd siin on võimalik valida erinevaid stiile. No, ma valime selle kõige esimese ja ka suurust on võimalik valida. Ja siin kõrval on võimalik valida ka värvust. Vaikimisi on ta kollane, mis ei ole väga hästi nähtav. Ma valin natuke tumedama värvi, siis on paremini näha. Ja salvesta. Nüüd on luunja kohal meil marker. Me saame edasi tegutseda. Järgmisena valime siis kaardikihid. Võtame lahti Eesti ja valime siit paberipuidu. Neid on kokku 8 erineval real, kuna meil on 4 erinevat puuliiki ja samuti on 2 raieliiki eraldi toodud. No, nüüd on näha, et see ilma markerita me ei teaks, kus see luunja on. Ja järgmisena sisestame siis selle ala, mille kohta me paberipuidu koguseid tahame teada. Selleks valime siit ringi, klõpsame markeri peal ja sisestame siis 100 kilomeetrit ja arvuta. Tulemuseks tuuakse meile andmed tabelisse ja kui me selle kaardi natuke vähemaks teeme, siis on näha ka, milline ala siis meie arvestusse tuli. Need andmed on võimalik saata Excelisse, kui vajutada nupule XLSX ja avanenud Exceli tabelis saame siis neid ridu kokku liita näiteks. Võtame siit autosumm näiteks, arvutame kokku ja saame, et see on ligikaudu 1,4 miljonit. See on aastane saadavus arvutatuna ühtlase kasutuse langi järgi. Eesti andmed on ühtlase kasutuse langi järgi arvutatud, mida võib arvestada, et see on pikaajaline keskmine ka. Neid andmeid võib kasutada ka ilmselt 10 aasta pärast, 20 aasta pärast. Need väga palju ei muutu. Näitena proovime ka teist ülesannet. Valime ka naaberriigi sisse, vaatame, mis meil Lätis saadaval on. Ja teeme ülesandeks näiteks Valga või Valka katlamajade viimine puitküttele. Kui palju 50 kilomeetri raadiuses on Läti poole peal, Eesti poole peal küttepuitu. Selleks, et seda teha, peame siis lülitama ka vastavad kaardikihid sisse. Praegu on meil paberipuit, need me
lülitame välja ja nende asemel raidmed jätame raidmed ainult, jätame arendusraie välja ja küttepuit arendusraielt ja lageraielt. See on nüüd Eesti kohta kihid, mis on küttepuidukihid ja valime ka Läti kohta vastavad andmed. Küttepuit aastatel 2019-2024 arendusraielt, samuti küttepuit lageraielt. Raidmed me võtame samuti ainult lageraie omad Läti poole pealt. Ja nüüd on ka Läti pool kaetud ruudustikuga ja kuna Valka on siin näha, siis ma meelega markerit siia alla ei tekitanud ja valime nüüd selle rõnga ilma markerita, et me teame, kus see Valka ja Valga on. Klõpsame sinna peale, paneme kauguseks 50 kilomeetrit ja teeme arvutuse. Ja siin on Läti ja Eesti andmed eraldi näha. Läti andmed hakkavad LV-ga, Eesti omad EE-ga ja siin on samuti võimalik Excelisse saata ja teha arvutusi. Lisaks on võimalik valida ka andmeid maakondade või valdade kaupa. Ma teen Eesti kohta näitena maakonnad on valitud, klõpsan Valga maa kohta ja vajutan arvuta. Nüüd on küttepuit Valgamaa piirides saadav küttepuidu kogused ka tabelis. Ja see on minu poolt siis tänaseks kõik. Soovin teile head biomassi atlase kasutamist. Aitäh kuulamast!